Oleriks toob talendid rajale kaardisarja kulminatsioon toimus juuli viimasel laupäeval Tallinna külje all Tabasalu kaardirajal. Kui 4 etapist koosnenud hooajast oli jäänud sõita veel viimane etapp, uurisime sarja korraldajat Priit Karjuselt, kuidas uue hingamise saanud talendisarja kuluga rahule saab jääda. Sari on läinud super hästi, võistlejad kokku on rajal käinud vist 104 ja kõikides klassides on rivid olnud ikkagi pikad, et väga super. No millised need eesmärgid olid pandud hooaja alguses, oligi kindlasti ka see, et kuna te selline rohujuure tasand on, et pigem see mootorispordi, kardispordiga sisse sulandumise klass, et kas need eesmärgid said siis nagu täidetud? Jaa, meil oli laias plaanis oli 2 suurt eesmärki. Üks oli siis seotud hobikartidega ja just, et tuua ütleme siis võistlusspordiga mitte seotud inimesi raja äärde ja noori ja lapsi ja perekondi ja ikka selleks, et seda püramiidi alt laiemaks ehitada ja see on väga hästi toiminud. Ja teine pool siis nii-öelda võistluskartide 3 väiksemat klassi, et anda nendele poistele võistlusvõimalust, et veel kord tooksin välja, et Eesti on selles mõttes üpris ainulaadne maa, kus on 2 väikest klassi, kadett ja mikro, mida kuskil mujal maailmas sellisel kujul ei viljeleta. Ja see tähendab seda, et sõitja saab ainult kodus ja kui ise ei korralda võistlusi, siis poistel võistlusvõimalust ei ole. No ja kuidas see tagasiside on olnud, et me siin hooaja alguses rääkisime, et ikkagi vaata, et maailmas ainulaadne võistlused, hobikardid ja võistluskardid samal ajal, samal rajal? Nii palju, kui on kuulda olnud, et siis see formaat tegelikult on õnnestunud just, et kes hobikardiga sõitma tulevad, nad näevad seda võistlussporti ja võistluskarte ja see päris elu on nagu samal päeval samas kohas olemas, et ma arvan, et see on super hea, et kellel tekib mõtteid, saab juba võistlustiimides minna telgi alla ja juttu teha ja küsida ja ma arvan, et see start on väga mugav niimoodi. Kuna võistluspäev oli pikk, siis asume kohe asja kallale. U10 hobikartide klassis alustas päeva nobedalt üldliider Märten Mäemurd, kes võitis ajasõidu ning teenis ühtlasi Veho Pole Position eriauhinna. Eelsõidud möödusid rahulikult, kõige suuremad kohtade vahetused toimusid esimestes stardijärgsetes kurvides. 8-ringilises A-finaalis tegi hea stardi Mäemurd, kes tõusis esimeseks ja säilitas selle kohaga finišini. Koos Mäemurdiga moodustasid esimese ringi jooksul tihedama viisiku ajasõidu teine Georg Kogermann, Karl-Hugo Kõrge, Aaron Lind ja Robert Esinurm, kuid viimase optimistlik möödasõidukatse lõppes piruetiga ning 5 Esinurme rivi lõppu. Lõpuks sai teise koha Kogermann ning 3. positsiooni võitles endale välja 4. startinud Lind. Kokkuvõttes suutis Mäemurd oma esikohta hoida ning tuli Oleriks toob talendid rajale sarja võitjaks U10 arvestuses. Teine oli Lind ja 3. Esinurm. No Aaron, palju õnne. Räägi, sa oled lühikese jutuga mees, kuidas see sõit sul täna välja nägisid? Hästi. Et 3. kohaga jääd rahule või mis mõtetega sa täna starti läksid? Hästi ja jäin rahule. Mis, kas sa kavatsid järgmine aasta ka siia sõitma tulla, tead sa juba? Ma ei tea. Aga tahaksid? Jaa. Aga hea, loodame, et su soov läheb täide. Georg, palju õnne sulle, no räägi sina ka, kuidas see sõit sul välja nägi, et päris hästi tuli välja. Jah, päris hästi jah. Et jah, päris hästi läks see kord. No räägi kogu päevast, et see ikka kogu aeg tabelite tipus meil seal ikkagi oli tegelikult, et ei olnud suur üllatus päeva mõistes. No väike üllatus ikkagi oli. Milliste mõtetega sa ise siia starti tulid? Et võimalikult hästi saada, kas või poodiumile saada. Et selles mõttes, kui nüüd teiseks tulid, siis oled õnnelik? Jaa, väga õnnelik. Väga hea, aitäh sulle. Ja nüüd siis Märten, no räägi sina esimese koha karikas käes, kuidas sa tänase päeva kokku võtaksid? Väga hästi. Kõik sõidud olid rasked. Kõik olid rasked, aga finaal oli kõige raskem. Finaal oli kõige raskem. No tegelikult sa oled meil ka sarja kokkuvõttes esikoha võitja, et kuidas sulle kogu see sari kokkuvõttes meeldib, kõik erinevad rajad, erinevad võistlused? Kõik rajad meeldisid ja kõik kokku on väga äge. Kas sa juba tead ka, kas järgmine aasta lähed juba võistluskardiga sõitma või olete juba plaane arutanud kodus? Meil on praegu teised plaanid, aga lähme nüüd millalgi seda võistluskarti proovime Raplasse. U12 klassis tegi sel korral ajasõidus suurepärase töö Jaspar Tatar ning ajasõidu võitjana teenis ta sellega ka Veho Pole Position eriauhinna. Esimeses eelsõidus näitas väga head sõiduoskust Rafael Zernask,
kes parandas oma positsiooni 6 koha võrra ja suutis säilitada lõpuringidel liidripositsiooni. Teises eelsõidus said Fernando Paimre ja Martin Meindorf üsna alguses teistelt eest ära ning kinnustasid oma positsioonid kuni sõidu lõpuni. A-finaali esimestel ringidel oli paar väiksemat väljasõitu, kuid enamasti läks võistlussõit eriliste vahejuhtumiteta. Silmapaistvama sõidu tegi Meindorf, kes startis 4. positsioonilt ning parandas ringi haaval kohta ja tõusis liidriks, säilitades esikoha finaalsõidu lõpuni. Meindorfi nimele jäi ka A-finaali kiireim ring. Tema järel pidasid teise ja 3. koha pärast tulist võitlust Zernask ja Paimre, kes vahepeal ka omavahel kohti vahetasid, kuid lõpuks lõpetas Zernask siiski teisena ja Paimre 3. Olerex toob talendid rajale U12 klassi esikoha oli juba 3. etapil langel kinnustanud Paimre, teiseks tõusis lõpuks Meindorf ja 3. oli Tabasalu etapil 4. jäänud Iron Lind. Fernando kõigepealt, palju õnne, 3. koht küll täna, aga kokkuvõttes ikkagi võidukas lõpp, et räägi sellest tänasest etapist, kus läks? Ma sain ainult kehvaid kaarte põhimõtteliselt ja finaalis mulle ka suht kehva kaart. Et ei olnud nagu loosi õnne, arvad seda, jah? Jah. Aga muidu finaalis ikkagi andsi ka kõva lahingu, et lõpuks tuli poodiumile välja ikka? Jah. No nii, Rafael, sinuga viimati rääkisime Hiiumaal, kui ma õigesti mäletan, et oled nüüd ka kindlasti teise koha üle väga õnnelik? Jah, olen ja. Räägi sellest päevast, et kuidas sa kogu selle Tabasalu etapiga rahul jääd? Kvalifikatsioonis läks väga halvasti, aga sai muidu ette, mis oli väga hea. No seekord sa ikkagi said A-finaali koha kätte võideldud, et kuidas sul seal oli variante Martini vastu ka saada või ei olnud? Ma ei tea, A-finaali oli päris lihtne saada nagu otse. Seekord ei olnud väga tugev konkurents. Aga mõtlesid, et võid Martinile ka vastu saada, et esikoha peale võidelda? Jaa, aga nojah, juhtub. Nii on. No Martin, palju õnne sulle ka, said selle kauaoodatud võidu nüüd kätte, et mis tunded muljed sul on? Jaa, sain väga hästi mööda ja suutsin vahe sisse sõita. No mis sa tead juba järgmise aasta plaane ka, et sa siin Hiiumaal võitsid ju selle kaarditesti ka, et kas see juba on tehtud või ootab veel ees? Autoga sõidame edasi. Sellised olid sõidud Olerex toob talendid rajale hobikartide klassides. Pärast pausi heidame pilgu juba põnevatele võistluskartide sõitudele. Tere tulemast tagasi vaatama Olerex toob talendid rajale sarja finaaletapi kokkuvõtet. Nagu alustavale mootorispordisarjale kohane, siis alaga tutvust teinud sõitjaid aitasid Tabasalu raja ääres nimekad abilised. Eesti parim kardisõitja Markus Kajak ja nüüd juba Saksamaal BMW kapil sõitev Carmen Graav. Mõlemad said oma esimesed võistlusristsed just talentide sarjas. Minule see rada meeldib. Siin leidis ka aset siis minu esimene võistluskardi võistlus, kus ma sõitsin mikro 60 klassis ning mul on suur rõõm siin ka teisi noori sõitjaid juhendamas olla. No, mis tänasel päeval rajaskeemid on teil käes koos siin Markusega, et mis need sellised kõige levinumad küsimused on, et kas tullakse küsima, et kuidas kvalifikatsiooni võita või küsitakse mingi kurvi kohta või millised need on? Jaa, mõlemat tüüpi küsimusi on, et kindlasti enne kvalifikatsiooni küsitakse selle kohta, aga kui on ka kindlates kurvides probleemid, siis uuritakse ka nende kohta. Nüüd oled seda võistluspäeva siin natuke jälginud ka ja isegi oled sellest talendid rajale sarjas osalenud, et sari on ikkagi nagu sammu edasi astunud või kuidas sulle tundub, et kui sina siin 7 aastaid tagasi? Jaa, kindlasti minu meelest on väga hea mõte olnud see, et võistluskaardid võistlevad siin koos hobikartidega ja kogu ka kõik see live ja kogu see süsteem on minu meelest suure edasiminek võrreldes siis, kui mina sõitsin. Mis siin Tabasalu rajal need kõigemad suksed kohad on, kus annab palju võita, kus annab palju kaotada? Üleüldiselt, siin on ainult üks kurv, kus põhimõtteliselt pidurdama jääb tegelikult, et väga palju sükseid
võitmis- ja kaotamiskohti ei ole, nii et jah, ainult see ainuke tagasipööre, mis meil seal on. No aga räägi vahepeal enda hooajast ka, et kus sa praegu sõidad, kus siin sõitmas näha saab ja kuidas sul läinud on? See aasta oleme suht palju võistlusi teinud juba, et peamiselt kõik võistlused oleme teinud KZ-iga, ehk siis käikudega, kartudega. Tulemused pole nii head olnud, kui ma oleks ise tahtnud, aga eks MM on tulekul veel ja selle jaoks näeme kõige rohkem vaeva. Millal MM tuleb ja kus toimub ja millise eesmärgiga sa sinna lähed? MM on septembri alguses Saksamaal ja eesmärk on ikkagi võita. Millega sa ise selles mõttes tegeled, et sa läksid tegelikult nüüd kereautodega oled juba päris mõnda aega sõitnud, aga praegu siis sõidad BMW M2 karikasarja Kesk-Euroopas Saksamaal? Ja, sõidan. Hetkel meil on 2 etappi juba toimunud. Hetkel on väga kõva konkurents meil seal ja hooaja algus on olnud keeruline, kuid iga etapiga on arengut näha olnud ning olen positiivne siis hooaja lõpupoole. Enne pausi tegime sotid selgeks hobikartide klassidega, nüüd võtame ette võistluskardid. Kõige nooremate ehk kadettklassi kvalifikatsiooni võitis Miia-Liis Vainumets, sarja liider Kristoffer Saar jäi aga tehniliste probleemide küüsi ja alustas eelsõite viimaselt kohalt. Eelsõidud võitis kvalifikatsiooni teine Rasmus Kors, Saar näitas aga mõlemas sõidus oma klassi, tulles esimeses eelsõidus 3. ja järgmises koguni 2. Finaalsõidus tekib väga hea stardi esikohalt alustanud Kors ning 4. kohalt lähtas olnud Kaspar Mäesaar, kes hoidsid sõidu lõpuni kindlalt 1. ja 2. kohta. 3. koha peale käis aga võitlus suuremas pundis, kuhu esialgu kuulus ka Saar, kes aga ei mahtunud 5. ringil enam rajale ära, käis muru peal ning jätkas võistlust hoopiski eelviimasel kohal. 3. lõpetas finaalsõidu Dominik Lepp. Traditsiooniliselt said kõik kadettklassi osalejad karikad ning sarja üldvõitjad välja ei kuulutatud. Kuidas see algus välja nägi? Ma olin nagu raskem ja ma kaitsesin, siis saingi 3. kohaks. No teil oli tõesti väga tihe kogu aeg selline positsioon ja väga palju ehk vahetused, aga väga tihedalt sõitsite koos, et kuidas sulle see tuules sõitmine meeldib? Hästi. No räägi, mis sa siis järgmisel hooajal tahad teha, kas sa pead kadetti edasi sõitma või saad kõrgemale juba minna? Kadetti. No Kaspar, räägi sina, kuidas sul sõit välja tuli täna, 2. koht? Hästi. Räägi natuke finaalist lähemalt ka, et kas sa arvasid, et Rasmust on võimalik kinni ka saada või ei arvanud? No arvasin, et saan kinni, aga ei saanud. Aga kokkuvõttes jääb päeva kõik ka rahule? Jah. Väga hea, suurepärane. Ja Rasmus, nüüd siis poodiumi kõige kõrgemal astmel. Räägi sina, kuidas sulle siin poodiumi kõrgemal astmel seista meeldib? Hästi. Et polegi väga palju saanud teha, et sul on kogu aeg üks kange konkurent ees olnud kogu aeg? Jaa. Räägi tänast päevast, kuidas sul kardiga kõik sujus, rehvid töötasid? Jaa, kõik oli suurepärane. Mikroklassi kvalifikatsioonis oli kõige kiirem sõitja Bennet Korjus, kes näitas oma taset ka mõlemas eelsõidus, mille ta võitis. Tema kannul jagasid eelsõitures esikolmiku kohad Jasper Kors ja Konrad Karjus. Teises sõidus mahtus Karjus asemel 3 parema sekka Remi Rubin. Finaalsõit juhtis ülekaalukalt Korjus, kelle nimel jäi ka finaali kiireim ringiaeg. 4. kohalt startinud Karjusel ebaõnnestus avaring ning ta langes vahepeal 7. Korjus järel sai finaali 2. koha kindlat sõitu teinud Kors ning 3. kohta hoidis lõpuni Rubin. Karjus tõusis lõpuks 4. Hooaja kokkuvõttes võitis Olerex toob talenditrajale sarja Rubin, teine oli Korjus ja 3. Karjus. No nii, Remi, tuleme esmalt siis sinu juurde. 3. koht täna, et millised emotsioonid, et oleks tahtnud kõrgemale? No finaalis alguses oli Enrico taga ja ma pidin natuke katma, aga siis pärast hakkasin järgi tulema. No teil nagu tundus, et eelsõitures finaalis ka, et oli nagu Aix Racingu poisid omamoodi ja siis teie Aqua Racingu omamoodi, et oli lihtsalt kiiremad või mis täna nagu puudu jäi? No ma ei tea, lihtsalt ma taga jäin natuke teistega pusima, nad said eest ära ja siis oli, et ei saanud enam järgi. Kuidas sulle see Tabasalu rada muidu meeldib? Normaalne, siin peab tuules sõitma, et aega saada, et jah. Ja täna oli kõva tuul ka, nii et see kindlasti ka väga lihtsaks teinud asja. Jaa, ma pingutasin ikka, et järele jõuda, et ei olnud lihtne. Aga muidu jääd päevaga rahule või oleks ikka tahtnud kõrgemat kohta saada? Ei, ma arvan, ma jään rahule ikka. Väga aitäh sulle, Remi. Läheme nüüd Jasperi juurde. No palju õnne, Jasper, räägi sina, kuidas teine koht sul kätte tuli? No
teine koht tuli kätte raskelt, aga tuli ikka. Räägi natuke sellest finaalist ka, et läksite kohe Bennetiga vist 2 eest ära, et see oligi nii planeeritud või tuli lihtsalt nii? No läksime eest ära ja oli planeeritud jah, nii. Kuidas sa muidu selle sarjaga kokkuvõttes rahule jääd, et nüüd suutsid viimasel etapil poodiumile ka? No enam-vähem jah. Enam-vähem, väga hea. Siis enam-vähem seekord niimoodi. Ja Bennet, jõuame sinu juurde ka. Võit on sul nüüd siis kätte saadud. Räägi sellest tänasest päevast, et kuidas läks? Ei no, täna tuli lõpuks kvalifikatsiooni võit ka meil ära. Ma olin väga õnnelik ja siis eelsõitudes sain kuidagi eest ära, sest et taga teine ja 3. koht hakkasid puslema ja siis tuli ilge vahe sisse. Ja kuidas see finaalistart läks, et see oli ka omaette ettevõtmine, jah? Finaalis proovisin aeglasemalt, aga seekord läks nagu natuke liiga aeglaselt, piiri peal oli, aga muidu läks läbi. Aga muidu tegite Jasperiga mingit plaani ka, et tundus, et Ix Racing läks kogu aeg eest ära Agameestel või seda otsest plaani ei olnud? Ei, oli ikkagi plaanis, et kui 1-2 oleme, siis lööme 11 tagant ja saame eest ära. Et lõpuks said siis selle kätte, mis sul puudu oli siin talentide sarjas, et võita kvalifikatsioonid, eelsõidud ja finaali, et jääd väga rahule? Ja warm-up on ikka puudu. Miniklassis andis stardirivi lootust pingelisteks sõitudeks. Kvalifikatsioonis kinnustasid endale esirea stardikohad eelsõitudeks Patrik Orvandi ja Albert Tamm. Esimeses eelsõidus oli esimestel ringidel tihe võitlus, kuid juba peatselt olid esimesed 13 pisult eraldunud. Liidri kohta hoidis kuni lõpuni Tamm, teisena lõpetas Orvandi ja 3. koht läks Peetsile. Punktitabeli liider Markus Kasepõld alustas sõitu 7. kohalt, kuid sõitis rajalt välja ning pidi võistluse teisel ringil üldse katkestama. Teises eelsõidus toimus mitmeid kokkupõrkeid, mille tulemusena katkestas kiire Kermo Müül ja Raimo Kaljuste. Teise eelsõidu esikolmik oli sama, mis esimeses, võitis Tamm, teine oli Orvandi ja 3. Peets. Finaalsõit pakkus kõige enam elevust. Oli mitmeid kohtade vahetusi ja pingelisi võistlusmomente. Kui Tamm ja Peets said stardijärgselt oma kohti säilitada, siis 3. kohal sõitis Gerd-Christian Kiisk. Peagi võttis aga Orvandi 3. koha tagasi ning jätkas sõitu poodiumi nimel. Kui Tamm oli terve sõidu vältel võistlust juhtimas, kihutades ka finaalsõidu kiirema ringi, siis Peets ja Orvandi pidasid 2. ja 3. koha nimel omavahel pidevat heitlust, nii et isegi viimasel ringil vahetati veel kohti. Finaalsõidu võitis Tamm, 2. koha sai Peets ja 3. Orvandi. Hooaja kokkuvõttes võitis Olerex Top Talent rajale miniklassi Orvandi, teine oli Kasepõld ja 3. Kermo Müül. Ja Patrik, no tundus juba, et isegi oleks kõrgemat kohta ihanud, aga räägi, kuidas need sõidud sul välja nägid täna? No algus läks päris hästi, aga no lõpus ei olnud enam hoogu nagu. Kadus ära korraks. Lihtsalt kardil või sul kadus hoog ära? Ma ei jaksanud enam. Nii pikk päev oli, jah? Jaa. Aga muidu siis kokkuvõttes, et jõudsid 3. kohane välja, et selles mõttes hästi, et teil oli tegelikult ju pusimist päris palju ja igasuguseid incidente seal kõigil. Jaa, väga palju tegelikult oli. Õnneks mul ei olnud nii palju. No väga hea, ühesõnaga läks hästi 3. koht. Nii tiimikaaslane Hendrik on nüüd siin, no räägi sina teine koht, et võtta ka päev kokku, et kuidas rahule jääd? No normaalselt. Mul on suhteliselt mitu võistlust läinud. Kõik halvasti, aga lõpuks mul õnnestus see ja ma sain 2. koha. See võitja meil täna, no Albert Tamm, räägi sina siis, et kuidas sina kindlasti jääd rahule, aga räägi võib-olla tänast päevast kõik sõidud omavahel lahti. No enamus sõidud ma proovisin lihtsalt eest ära sõita. No hiidid väga ei tulnud välja, aga finaalis sõitsin eest ära. Mis sa see aasta nüüd edasi teed, et nüüd sul on Eestis vist sõidud sõidetud, et lähed Euroopasse? Jaa, Soome eest Euroopasse. Ja mis Euroopas, mis sari sul ees ootab ja mis sa tahad ära teha seal? VSK. Eesmärgid, sa seal Openis juba korra esikolmikusse tulid, et kuidas siis nüüd edasi? No ma pean juba minema järgmine võistlus suuremasse gruppi, aga selle ühe võistluse tahaks jälle poodiumil olla. Juba kevadel lükkas Eesti Kardiliit koolides üle Eesti käima liikumisaasta kampaania, millega anti märku, et Olerex Top Talendid rajale sarja raames on lisaks individuaalsele edule tähtis oma õppeasutuse esindamine. Koolide arvestuses osales kokku 75 kooli, mis on väga hea saavutus.
hooaja lõpuks oli enim punkte kogunud Laagri kool, teine oli Nõo põhikool ja kolmas Tallinna 21. kool. Kokkuvõtteks saab öelda, et uuenduslik sari, kus samal päeval on võistlustules hobikardid ja sportklasside kardid, läks korda. Sarja uued eestvedajad jäid ettevõtmisega rahule ning juba hakatakse seadma plaane 2024. aastaks. Kindlasti me jätkame juba sellel põhjusel, et meil on päris hea selline koostööpartnerite koalitsiooniring nagu tekkinud ja sellelt baasilt on oluliselt lihtsam juba edasi minna, et eks see aasta oli nagu selline restardi aasta ja eks see pingutus oli suur, aga täna on juba lihtsam ja kui hooaega nii hästi õnnestunud nagu praegult on, siis siit pealt edasi minna, edu laiendada on ainult rõõme. Hoidke silm peal veebilehtedel kart.ee ja talenditrajale.ee ning jälgige neid ka sotsiaalmeedias. Nii jõuab teieni kõige kiirem info, millal saab kevadel taas võistlustulle asuda. Seniks aga koguge kogemusi 10 kardiradadel üle Eesti ja nautige suve.